No tere jälle kõigile, tere tulemast kuulama või vaatama spordipanustamise teemalist saadet. Petime, tore on jälle siin stuudios tagasi olla, Andret näha. Kristjan, oled igatsenud Andret kõvasti? Ja väga kõvasti on Andret kõvasti. Ja Andre, kui palju sa oled meid igatsenud? Meid väga palju, eriti sind. Eriti mind? Jah. Ma olen väga meelitatud. Mis te vahepeal siin korda saatsite? Mitte midagi. Ilmad on külmaks läinud. Mitte küll nii külmaks kui Chelsea'l Kasahstanis praegu, aga... Seal Kasahstanis on väga külm, jah. Aga Chelsea praegu peaks mängima päris krõbeda temperatuuriga. Et ma isegi eile nägin, et see lubati -18, et koosseis sinna staarmängijad nagu ei läinud ennast vigastama, aga võib-olla pigem siis teile, kuidas teile Eestis tagasi on, et nüüd kaugelt Ameerika maalt tagasi, et kuidas siis tunnen? Freedom on läinud ja kotkaid enam pole üle pea. Külm on see kõige ebameeldivam. Ma ei sul, Kristjan. Kristjan mulle ennist ütles, et enne ta sind külm ei häirinud, aga et nüüd on hakanud häirima. Ma ei oska, väga imelik on, mul ei ole nagu kindaid ja mütsi juba mingi väga palju aastaid olnud, et praegu pole õues nagu nii kõrge temperatuur, aga siuke tunne, et peaks vist kindad ja mütsi päev olema. No tundub, see vanadusega vist tuleb. Aga veel on huvitavad asju nii palju, et me oleme siin, kaua me oleme saadet teinud, poolteist aastat umbes ja no ütleme nüüd iga nii-öelda mingi 3. episood, me leiame viisi, kuidas Aivar Pohlakut kiruda, et nüüd siis on juhtunud siuke imeline asi, et ma ei tea, mitu aastat sellest möödas on, kui keegi on päriselt kandideerimas siis Jalgpalliliidu presidendiks Aivar Pohlaku vastu, et selleks on Ragnar Klavan, et võib-olla enne, kui me tema šanssudest räägime, ma küsiks niimoodi, et mis te üldse arvate sellest Ragnar Klavani nii-öelda lükkest kandideerida Pohlaku vastu? Kristjan, tood esimese vastu. No ma ei ole jalgpalli sees üldse nii tihedalt, aga nagu kui mingi endine mängija nagu peaks kandideerima, siis nagu Klavan tundub selles mõttes hea valik, et ta on seda nagu päris nii-öelda päris jalgpalli, suurt jalgpalli lähedalt näinud, et ta on ju mänginud nii-öelda Van Gaali ja Kloppi all, kes on läbi aegade nagu kuulsamad nii-öelda jalgpallitreenerid, kes ilmselgelt on neid teadmisi siis Klavanile nagu ka edasi jaganud, et tal peaks nagu seda nii-öelda nägemust olema, kuidas nagu jalgpallurite üles kasvatamine võiks käia, et eks tipptasemel on muidugi teine asi kui noorte teema, aga ma arvan, et seda nii-öelda fookust võib-olla nagu treenerite koolitamisse ja sinna nagu viia, et äkki ta nagu oskab seda Eesti jalgpallil nagu rohkem sisse tuua. Näiteks Viktor Levada juba ütles avalikult välja, et tema Klavanit nagu ei toeta, et ongi see presidendi roll vajab nagu ka nii-öelda teistsuguseid omadusi, nagu näiteks olla nii-öelda poliitiline ja kui sa võtad võib-olla Kuulbetis ette, isegi Kihlveokontorid on isegi otsid välja pannud sellele, et siin Roosa Blondu ka kommenteerib, et Klavani koefitsiendid olid päris kõrged, et avati vist 1.05-ga Pohlak ja nüüd on natuke liikunud 1.15, et Andre, sina oled meil jalgpalli suur spetsialist ja guru, et mida sa arvad sellest lükkest või kas sa näed üldse mingit reaalset šanssi Klavanil Pohlakule vastu saada? No see liinide liikumine selles mõttes, ma arvan, on selline nagu publiku hype nagu rohkem. Eks see turg ilmselgelt reageerib igale panusele. Jaa, et seal ma arvan, et Klavan on, see on päris aktuaalne ja eks nii-öelda koefitsientide kõrge 8 või 7 noots, mis seal algus oli, et suht atraktiivne, aga tulles tagasi selle juurde, kas tal on nagu reaalsed võimalused, et täpsustaks ka, et Levada ütles, et ta praegu ei toetaks, et ta peab nagu kuulama veel, mis seal Klavanil öelda on, aga ma isiklikult arvan küll, et meie Aivaril on sellised, ta šahkerdab ja tal on sidemeid nagu nii palju, et seda võib-olla telgi tagustes tal on nagu seda toetajaskonda palju rohkem kui siin võib-olla avalikkuse poolt. Ja ma arvan, et tegelikult Ragnar on ikka väga raske, kuigi minu poolt on see kindlasti väga tore, et ta nagu kandideerib ja tal on, nagu Kristjan juba ütles ka, ta nagu näinud, kuidas see maailm nii-öelda tipplevelil nagu toimib ja sinna alustades treenerite ja asjadega ja mingite infrastruktuuride ja asjadega, et see on vägagi teretulnud, et üldse keegi
Aivarile vastu hakkab, et viimati nüüd keegi võib nagu täpsustada, aga minu arust Aivarile tema nii-öelda presidendina olemise ajal ei ole mitte keegi kunagi vastu kandideerinud ja viimane kord, kui tal oligi kellegi vastu, oli siis, kui ta nagu ise selle positsiooni sai, et ja siis oli päris kõva. Indrek Kannikule ta ei kaotanud? Ei, ta võitis selle positsiooni. Aga siis kui Indrek, okei. Aga kas ta enne Indrek Kannikut ei olnud ka mingi periood? Seda ma nüüd ei tea täpselt. Aga jah, Indrek Kannikult ta võttis selle positsiooni tagasi ja seal see oli päris nagu karm avalik nagu andmine tol ajal. Et ma eeldan, et nüüd see nii järmusse ei lähe, aga tuult tiibadesse ja loodame, et jalka nagu areneb tänu sellele ka, et seal on konkurentsi. Okei, meil on täna, tahame üle pika aja jõuda vaataja küsimuseni ka, et siis proovime nagu natukene tempot hoida, aga uus saade tähendab uut boonuskoodi ja mul on au see teile ette lugeda, et kõrvad kikki. Kui te olete Coolbetis uus klient, siis kasutage koodi TALV100 ja kui te seda koodi kasutate, saate 300% sissemakse boonust, näiteks maksad sisse 25 €. Kuule nüüd, Kristjan, kui sa seda teed, siis Coolbet lisab omalt poolt 300% ehk 75 €. Ehk kokku on sul mängimiseks, mis matemaatika ütleb? 100 €. Täpselt nii, 100 €. Aga siin on üks väike aga, sissemakse on 25 € ja läbimängimisnõue on väga mõistlik, on 3 korda, pead läbi mängima siis 1,6 koefitsienti. Aga kui sa juba oled Coolbetis klient, mida ma usun, et enamus meie vaatajad kindlasti ka on, siis teile soovitame kasutada koodi TALV50 ja siis sissemakse kuni 25 € ulatuses duubeldatakse, ehk siis kannad sisse 25 € ja sulle lisab Coolbet omalt poolt ka 25 € ehk kokku on sul mängimiseks 50 €. Seega kasutage koodi, mõlemad koodid on aktiivsed 19. detsembrini, ehk meil tuleb ka detsembris nii-öelda aastalõpu erisaade, ehk siis tuleb uus kood, ehk siis jah, see kood on aktiivne südaööni, 19. detsembri südaööni. Tasuta raha, kasutage kõik. Kasutage, et meie armas sponsor Coolbet on selle välja pannud, aga mis ikka, meil on nagu kood ütleb, on talv kätte jõudnud ja talve kätte jõudmisega võetakse välja püssid, suusad, hakatakse laske suusatama. Nii et vaatame, mis ootsid ütlevad. Tulevased spordisündmused. Sellisel lõbusal noodil siis jah, Kristjan, Andre, te olete suured laskesuusasõbrad, et kuigi Roosa Blond ütleb, et talve alguseni veel veidi aega, aga kood kestab, et ühesõnaga laskesuusatamine, Austrias on ootamas, ma ei julge seda kohanime hääldada, et kuidas seda hääldatakse. Hochfilzen. Ma arvan, et iga sakslane praegu tahaks endal, no saksa keel sama seal ikkagi, aga Hochfilzen. Et kuidas see, ühesõnaga võtame äkki ootsid ette, et hakkame kiirelt laskma nagu laskesuusat ise, et mis teil nagu positsioonid siis on enne laskesuusahooaega, kes on ülehinnatud, kes on alahinnatud, mis arvamused on? No võib-olla, kui siin mehed ja naised siis kiirelt üle käia, siis ja nüüd on juba muidugi hea, et saab seda Kondja lahti nagu etappi ka nagu vaadata, aga ma arvan, et meestes läheb suht nagu oma teed, et nagu viimastel aastatel kombeks siis Pöö nagu võtab ära. Tal on üldpildist nagu jah, enne kui me lähme sinna Hochfilzenisse, et Pöö hooaeg on jällegi, ta ei ole nagu sellises ulmevormis, nagu ta tavaliselt on, aga see on ka sellepärast, et ta põhimõtteliselt keskendub perele rohkem ja teeb seal nagu üksi trenni oma kodus ja nagu tavapäraselt on seda keset nagu mida rohkem hooaeg edasi ta tõmbab nagu käima enda, see suusavorm jõuab nagu paika ja siis ta nagu iga etapiga, mis edasi ta saab kiiremaks ja laskmine tal on niikuinii suhteliselt hea ja stabiilne, et siis ma arvan, et ta lõppude lõpuks ikkagi võidab nagu mehed ära. Naised võib olla ka nagu eelmine hooaeg oli, et tuleb nagu natuke tihedam rebimine, et ma isiklikult enne hooaega juba arvasin, et Lou Jean Monod peaks olema nagu üks pretendente sinna
just sellepärast, et ta on nagu ülihea laskja ja suusakiirus on nagu sellisel tasemel, et ta lihtsalt suudab nii stabiilselt nagu tulemust teha. Elvira, kes siis peaks olema nagu kõige kiirem, selles mõttes kõige kiirem, kes suudab natukenegi lasta ka, siis temal on nagu see probleem, et ka mis tal eelmine aasta oli, et ta on kohati nii inconsistent, et tal tulevad mingisugused asjad ette, samas väga hea nagu laskmisega Jean Monod suudab stabiilselt neid punkte teha. Ma arvan, et nemad kaks jagavad omavahel seal ära, et ma usun, et siin Braisas, Boucher ja Simon, kes siin eelmine aasta olid väga head, nemad väga ei sekku sinna ja norrakatel, Tandre poolt põhimõtteliselt ma ei julge öelda, mis tal nagu toimub, et tal on mingid südamerütmi eired, et ta oli ka enne hooaega üks selline pretendentidest, aga juba Kondio lahtis nagu tõmmati nagu kõrvale, et tal on mingid tervislikud häired, et ma isiklikult arvan, et Jean Monod'le see läheb. Kristjan, mis sa arvad? No kui ma panustama peaks, siis nagu kui me räägime nüüd, ma ise julgen öelda, et Elvira võidab naistest, et ta on siin hooaja alguses ikkagi nii palju kiirem, et selle stabiilse laskmisega seda vahet tasa ei tee. Ilmselgelt Elvira on siin ka varasemate hooaja alguses nagu olnud hea soos ja siis üks hetk nii-öelda ära langenud, et tavaliselt peale uut aastat tal tuleb seal langus, aga see, rootslased on ise ka rääkinud, et neil nagu endal seda kõrgmäestikku ei ole, et nad nagu võrreldes prantslaste ja teistega palju vähem treenivad kõrgmäestikus, et selle pealt neil nagu see hooaja algus on nõrgem ja siis kui näiteks seal MM toimub kuskil kõrgmäestikus Itaalias, näiteks Antolses, seal nad ei suuda kõrgmäestikus võita, et see peaks järgmine nädal tulema vist Prantsusmaa etapp, mis on ka merepinnastele kõrgemal, et siis rootslastel on seal kohe jälle raskem, et need etapid, mis on nagu kõrgmäestikus, siis Elviral on tihti nendel etappidel raske, et tal ongi hooaja alguses see Kondio lahti, Östersund, mis on nagu nii-öelda talle sobivad, aga no raske on vastu vaielda, kui ta siin on sprindis 30 sekundit Jean Monod'st kiirem, et ma nii-öelda toorelt paneks Elvira peale, aga kui me vaatame siin Elvira ootsi 2.45 järgmisel etapil, et seda ma ilmselgelt ei panustaks, aga selle peale Oliver küsikski, et mis sa seletate, et rääkige, mis panused kohe teha saab, et kas on siin selles Austria linnas, mida ma hääldada ei julge uuesti? Mõni panus, mis teile silma jäänud, kas mille te olete teinud või mille te olete valmis tegema? No ma arvan, et Kristjaniga siin enne käisime neid üle ja üks asi, mis silma jäi, et peaks olema suht okei, et ma arvan ka, et see turu üks kõrgematest hindadest on siis Pöö nagu võit 3-ga, et 3.5 on äkki 2.75 ja ma arvan, et on okei. Samuelson muidugi on päris nagu vihase soos olnud ja nagu ka Kristjan rääkis, et seal Hochfilzenis peaks nii-öelda Rootsi suusakiirus nagu nii-öelda tiimina veel päris okei olema, et ma arvan, et see on ekstra veits selline nagu longshot on ja kindlasti kui siin Johannes ei tee nagu head tulemust, siis mida aeg edasi, siis mingi hetk nagu tuleb see koht, kus ta hakkab nagu vajutama ja siis enam nagu konkurentsi ei ole, aga võib-olla siin Kristjan mainis ühe nagu longshoti ka enne ära, et meestest, kui sa tahaksid mainida. Kes siin kõrgemaid ootsa tahab püüda, et ma ise Claude jättis päris hea mulje eelmisel nädalal, et 51 koefitsient tal sprindi võiduks, et kiirus tal selle jaoks on olemas, et kas ta need 10 märki suudab maha lasta, et 51, ma arvan, ei ole liiga halb proovida. Ma ise mõtlen, kas kui siin Pööd mainis või kuidagi head to head on ka Kuulbetil saadaval, et ma eeldan, et seal on ka ilmselt on head to head nii-öelda mingit väärtust noppida. No see head to head'is on kuna see koef on nii nagu madal, siis seal sa pead nagu rohkem kindel olema, et Pöö puhul ilmselgelt seda nagu nii-öelda winneris sa saad seda nagu variatsiooni ka, et ta võib olla mingi hullult hea ja samas võib-olla see suusakiirus ei ole see nii hea, siis see head to head'is, kui siin 1.37 hakkad pettima, sa pead nagu päris kindel asjas olema, et kui ta võib olla siin näiteks Samuelsoni vastu 1.56 on ja täitsa reaalne on see, et ta
isegi sama trahviga ei võta nagu Samuelsoni ära ja võib-olla siis juba on nagu see, et ta pead nagu lootma Samuelsoni eksimusel, et siis see 1.56 enam ei ole ilmselgelt hea. See on sama, mis me oleme siin varasemalt saades aastaid rääkinud, et see suure mootsiga see variatsioon tuleb lihtsalt mängu, et see nende väiksemad tootsidega lihtsalt see riid peab palju nagu kindlam olema või nii-öelda kõikumis peab vähem olema. Kristjan, kui sul meestes, ma ei tea, kas sa tahad midagi lisada, aga kui ei taha, siis äkki teil on mõni panus ka naistesõiduks, mis meeli erutab? No mul on siin üks panus on, aga ma jätan selle äkki järgmisesse rubriiki, anname selle Oliverile, et ei hakka siin padrunit tühjaks laskma. Et siin võib-olla keegi kohe tulistab ja et siis kuulb, et langetab seda koefitsienti, aga me tahame seda head koefitsienti Oliveril ikkagi jätta, et ma seda panust siin praegu veel ei ütle, et aga jah, arvestades, et siin Elvira on nagu kergelt võib-olla ülehinnatud meie arvates, siis need võidu koefitsiente siin nagu teoorias meeldib. Et kuuleme, kuidas ajud ragisevad. Ma mõtlesin, et see mulle nagu üldiselt üks ängel, mida laskesuusas mida ma kasutan, on see, et see on nagu talisport ja seal on päris palju haigusi ja külmetushaigusi, kus mõned sportlased siis nagu short term, siis nagu üks etapp on või selle kõrvalt väga nõrgad, aga nad võivad, nagu ei ole mingi tõsine haigus, siis suht kiiresti nagu nii-öelda vormi tõusta, siis kui on nagu ühe etapi vahel nagu nädal aega, et siis nad on järgmises etapil kohe tegelikult palju paremad, et Hanna Öbergi 31 on võib-olla siuke huvitav, et ta siin jättis, kui ma 2 etappi vahele teates ja siis seal individuaali jättis vahele, et siis tuli sprindis ja massstardist tuli starti, et ta oli pigem aeglane, aga ise ütles, et tegelikult üldiselt on okei, et vaja lihtsalt paar sõitu teha ja et nagu vorm peaks üldiselt okei olema, et ma arvan, et see 31 võib olla siin long shotidest hea, et kui ta nüüd on nagu täiesti terveks saanud. Siin jah võib-olla, kui mida aeg edasi saab, äkki mingi top 3 ka suht okei otsiga. Ja no hetkel seisuga mõnes teises pukis äkki on mõni top 3 ots ka, et siis saab seda neid osasi ängleid nii-öelda realiseerida, kui jah. No kuulbed kindlasti homme lisab veel, et need sõidud on homme õhtul, et selles mõttes ei pea rapsima, et siin on ka mingid koefitsiendid, mis mulle tegelikult meeldivad, et Jean Monod 3.75, see on nagu Andre mainis, et ta on väga stabiilne laskja ja näitas väga viisakat sõidukiirust ka, et enda kohta tahtasin massist tegi, kui ma eksi 3 eksimust. Natuke palju, jah. Et enda kohta nagu palju, aga samas see on ainult üks etapp ja kõigil juhtub, et ma ise arvan, et selle pealt siin see 3.75 on päris hea. Et seda panust ma kindlasti soovitaks, kui 3.5 on konto olemas, siis ma seda panustaksin. Kui me laskesuusaga oleme ühel pool, siis või tahtsid Andrele midagi lisada? Ma mõtlesin, et äkki meie koduseid, meie vaatajaid köidab ka, mis me nagu meie eestlastest arvame, kes meil siis osalevad, et eelmine aasta ikkagi ju MM-il tiim sai ju 4. koha, väga võimas esitus, aga mis on lahti Tuuliga, tahaks küsida? Tuulil on täitsa nagu jah, et seal ühel sõidul tal oli väidetavalt suusa nagu kandiga, et ma ei ole nüüd mingisuguse suusatamise ekspert, aga laias laastus suusk oli nagu natuke katki ja teatud osadel, eriti siis nii-öelda lausmaal, kus pidi nagu palju töö, nii-öelda, mitte siis mäest üles ega alla sõitma, palju tööd, sellist platoo osad, siis seal ta kaotas millegipärast hullult palju aega ja isegi suutis kukkuda päris õnnetul viisil, et otse ülekandes oli ka näha ja ei tea. Pakkus sulle palju nalja, ma näen. Pakkus küllaltki palju jah, kui meie Tuuli siin pikaline käe nagu maha pani. Aga tal siis ka järgmine sõit ilmselgelt oli jälle suusk terve, aga suusakiirust nagu polnud, et millegipärast tal see hooaja ettevalmistus võib-olla ei läinud, ei ole nagu kõige paremini läinud, et suusakiirust tal ikkagi eelmise aasta lõpus mingitel etappidel oli sinna top 10 sisse, mis on suhteliselt enneolematu Eesti sportlaste kohta.
ja kõige rohkem võib-olla siin haipi sai Regina Ermits, kes siis suutis esimesed 2 etappi vist kõik maha lasta, aga siis massstardis, kuhu eestlastele väga toredalt ta sisse sai, tõmbas kohe 7 tükki lamades laskmistes ja sinna see nagu ideaalne laskmine läks, et ise loodan, et tuuli toibub. Reginasse kahjuks seda suusakiirust mul nagu usku pole, et ta kuskile kõrgesse mängu küündib, et seda suusakiirust lihtsalt pole, aga loodetavasti tuuli suudab oma selle suusakiirusele leida ja siis tal on nagu see upside nagu väga heaks tulemuseks ka ikkagi olemas. Ma teen siis ühe provokatiivse, mitte ettevalmistatud situatsiooni meile siia, et Andre, ma tean, et sa ka oma igapäevatöös nüüd võib ette juhtuda, et pead ka siin laskesuusa turgude ootse teoreetiliselt pakkuma. Oletame, et sul tuleb ülemus, käsib sul panna panustamiseks selline turg, et kas Tuuli Toomingas saab sel hooajal mõne top 5 koha või ei saa. Et pane Kristjanile, kes siis on kõva panustaja, pane praegu siin laivis otsid ja vaatame, kas Kristjan teeks panuse või ei teeks. No ma mõtlesin nagu peas, et sa küsid poodiumi kohta, siis ma poodiumit nagu mõtlesin, et äkki mingi oots nagu, ma ei tea, mingi 8, 9, võib-olla 10, kui niimoodi ümardatult, aga top 5, äkki top 6 isegi, see on laskesuusas nagu ilusam number. No siis ma arvan, et äkki mingi 5 oots oleksin nõus nagu. Top 6, jah? Ja Kristjan, kas paneksid, teeksid seda nõus? Ilmselgelt see esimene nädal on nagu suured korrektorid teinud, et hooaega mul oleks öelnud 1.80. Aga nüüd 5 otsa, top 6. Väga huvitav. Pigem nagu... Ei, selles mõttes ma ei armasta seda, et suures plaanis nagu tundub õige ots, et ma pigem, kui ma petin selle mingi 5 kuud nagu long term beti, et siis ma vist pigem ei julgeks, aga liiga halb panus ka ei ole, et tundub suhteliselt ausoos. Tundub asi, mida võib-olla võib leida mingilt lehelt. No selles mõttes, et Tuuli oli tegelikult enne hooaega, neil kontroll startides väga-väga kiire. Ta oli seal, ma täpselt ei mäleta, ma olin ise USA-s sellel ajal, kui need sõidud toimisid ja ma ei ole nagu see aasta nii pingsalt neid nii-öelda testsõite jälginud, et mul täpselt ei ole meelde, aga väga kiiretest suusatajatest oli ta nagu samal päeval siis nagu kiirem, et ma ei tea, mis tal siin hooaega juhtus, et nagu ma mainisin, see talisport ja need haigused kuidagi käivad nagu eriti käsikäes, et sa nagu mingi korvpallis väga ei kuule, et mingi mees on, vahest ikka, aga nagu kõvasti vähem on seda nagu, pluss siis nagu see füüsiline, kui kossus oled võib-olla seal 10% füüsiliselt nõrgem, sa nagu kannatad mängida, aga laskesuusas, kui sa nagu oled 10%, sul kuskil kopsud on koos, siis see on nagu automaatselt, sul on nagu 0, sa oled nii palju kehvem, eks ole, vaata, et see tegelikult ta võib nüüd kiiresti tagasi tulla, et ma saan aru, et teil nädal oli mingi jutt, et uuringud, eks ole, et ootavad neid tulemusi, aga kokkuvõtteks siis, et see 20% reaalne tõenäosus 5 koefitsient on minu jaoks päris aus, et ma seda ei panustaks, kuna kui mina panustan, siis ma eeldan, et reaalne võimalus oleks suurem. Aga võib-olla meestes ka, et Rene Tsahkna poodium. Oot 100. No, ma ei tea, see on juba selline narrimine, et las Rene teeb, Teates tugevaid esimesi vahetusi. Ja no mees naudib suustamist, ta on nagu väga nagu selline... Sümpaatne inimene ka. Nagu sümpaatne tüüp, et ta nagu teeb seda asja nagu isuga, et las ta teeb, et tema siin poodiumitest ei tasu ma olen rääkida. Aga see on mõni teine talisport ka, mida te nagu jälgite, et näiteks suusahüpped. Ja ma tean, et Kristjan, sulle üks püsivaataja käis ühe panustamise idee välja, kas sa tahad seda saates ka avaldada või Kristjan just leidis praegu midagi huvitavat chatis, et kui sa suusahüppetest rääkida ei taha, siis me võime... Oliveril on... Ma ei ole Oliveri tervisega nii kursis, aga ma loodan, et ta ei solvunud meie jutu peale. Aga suusahüpped et ma siin vaatasin, et siin hooaja alguses üks sakslane nagu, kui ma eksin, 6 etapist 3 võitis ja on päris kindla eduga hetkel maailmakarikat juhtimas, et ja samal ajal Kuulbet pakub üldvõitudel 4-5, et Pius Paske Saksamaalt, et minu suusahüppesõber, suur suusahüppesõber tähendab. Ta on suht suur ka, aga
ta arvas, et see 4.50 Paške jaoks on päris hea, et tead ta 6 etapist on 3 võitnud ja Kraftist näiteks, kes on siin favoriit, on ta juba 160 punkti ees, et suusahüppehooaeg on küll täiesti alguses, aga et kui keegi väga suure huviga suusahüppeid jälgib, et siis ei, selles mõttes näiteks, et nagu kui sa vaatad suusahüppeid ja sa paned selle panus ära näiteks, ütleme siin, sul on iga etapp nagu kelle poolt rohkem, kui sul ei ole nagu endal juba mingid nii tugevaid mingid nii-öelda sa ei ole lojaalsust kellelegi, et siis saab endale selle hooaja põnevaks teha selle ühe panusega. Siin muidugi peab arvestama, et limiit on probleemi 20 €, et see suusahüppe outright, ma arvan, et ei ole väga kõrge nagu... Ma isegi ei ole kursis, kas seda mujal ka pakutakse, et vaata muvi pärast. Tavaliselt 365 järgi saab seda vaadata, et paistab, et ei ole. No suusahüpped no ta on favoriit näiteks. Järgmisel etapil, see on etapi võit. Et selles mõttes, et suusahüpped on teatud riikides muidugi ülisuur nagu spordiala, et nagu ka laskesuusatamine, et see tegelikult on nagu väga populaarne, aga 365 ei paku hetkel outrighti, et aga võib-olla räägime mõnest teisest väga populaarsest spordialast ja selleks on boks ja ma nüüd proovin jälle hääldustega pihta saada, et suur rematch on tulemas Usiki ja Furry vahel. Et ma tean, et Andre, sinul on siin arvamus, et suur Ukraina usk, et tuleb taas sama tulemus, mis eelmine kord. Mis see Usiki ootus on vist 1.66 on niisugune keskmine ootus. Ma ei tea, võime vaadata, kas kuulda. Jah, midagi, mingi kuhugi sinna kanti ta jääb, aga see on tegelikult, ma pakkusin selle siin välja, et eks ma vaatasin küll nagu eelmist matši, aga ma liiga palju ei ole nüüd siin nagu süvenenud sisse. Aga laias laastus see ängl on see, et väga kõrge tõenäosega, kui on olnud siis 2 inimese vastasseis, siis kui neil on kohene nagu rematch, siis see, kes esimese võitis, väga kõrge tõenäosega võidab kohe järgi. Et tihti seda juhtubki siis kas MMA-s või boksis just siis, kui on tiitel on kellegilt ära võetud ja no MMA-s on ka päris palju neid olukordi, kus on... Ja Furry on vist päris... Fury, vabandust. Furry on karvane. Ma ei tea, mis mul hääldustega iga, see Ameerika ees. Aga Tyson Fury ja Usyk, neil on põhimõtteliselt see, et väga siiski väga tasavägine nagu oli see matš, aga MMA näidete pealt, et väga pisikesed asjad võivad nagu muuta seda, et kui siin MMA fännidega väga hea näide on see, kuidas Leon Edwards nokauteeris siis Kamaru Usmani fight'is, kus ta põhimõtteliselt, ütleme, laias laastus 4 minutit ja 30 sekundit kaotas. Samas järgmine fight ta nagu võttis suhteliselt rahulikult ära. Et millegi pärast ma ei oska nüüd öelda, kas see on nagu mentaalne või kuidagi ka see, et kes see kaotab, siis sul on jälle selline uphill nagu, aga see, et see kohene rematch sama inimese vastu, siis tihtipeale see, kes esimese võidab ka uuesti. Ja ma ise arvan küll, et Fury siin, et tal nagu pole, et ma ise ka arvan seda, et need ootsid on Fury peale pigem nagu kaldus, et kuna see, et UK bookmakerid nagu influentsivad seda industry price'i päris palju, 365 siis ees otsas, siis seal ma arvan, et see Fury'le nagu pannakse väga kõrge protsendiga on nagu see turnover kaldus tema poole, et siis see Usyk võib-olla on kergelt kõrgema hinnaga, kui ta võib-olla muidu saaks. Siin muidugi tasub meenutada, et kui see eelmine fight oli, et siis ma ei mäleta, mis see Fury hind siis oli, ta oli favoriit ilmselt, et siis me olime ju Fury peal, et Kristjan, kas sa arvad, et see viimane fight siis nagu oli, või mis sa sellest Englist nii-öelda arvad, et see viimane fight oli nagu, ta oli siuke veider, et mingi hetk nagu tundus, et läheb nii nagu meie arvasime, et Fury on... No Fury oli vist laivis seal väga madal olud üks hetk, aga jah, Usyk nagu ärkas ellu seal üks hetk uuesti, et oli tegelikult päris lähedal nagu Fury lõpetamisele, et knockoudiga, et jah, ma ei raske öelda, jah. Selles mõttes, et esimese fighti otsid nii-öelda ilmselgelt tagantjärgi öeldes olid valed, et nüüd on tehtud päris nagu arvestatav korrektuur, et ma ise küll arvasin tookord, et nagu Fury võitis, et seal
1-2 raundi nagu otsustas 12 raundist selle, et oli nagu väga tihe andmine, et minu silmis need otsid nagu tunduvad enam-vähem õiged, et ega see Usyk ei ole ka mingi noor mees, kui sa ütled, et Fury on nagu sama vanad on põhimõtteliselt. Et selles mõttes ma ei tea, see nagu jah, see Andre Engel, ma ei tea, kui nagu matemaatiliselt see paika peab, et see Edwardsi näide on üks näide, et aga ma ei tea, kui palju neid muid neid näiteid on, eks ole, et ma ise mõtlesin psühholoogiliselt võib-olla, et nagu see on just, Fury on kogu aeg võitnud, et nüüd ta kaotas, et ta võib-olla nüüd nagu näljas on jälle, et sa võid selle enda peast selle mingi ängli välja mõelda, kui sa tahad nagu pettida, et aga laias laastus mulle nagu minu jaoks tundub okei oot, sest mul ei kutsusin nagu seda pettima, kui ma petiks, siis ma võib-olla petiks Usyki KO-d, et kui Fury nagu tõesti on nii-öelda läbi omadega, et ta on pigem nagu downhillis see karjäär, et ta nagu need paremad fightid jäid sinna juba päris mitmete aastate taha, et Usyk nagu pigem on ennast sinna heavyweightis nüüd tõestanud, eks ole, et ma nagu ise arvaks jah, et võib-olla Usyk KO oleks huvitav mingi 400 koefitsiendiga. Ja ma ise arvan, tegelikult see viik on ka nagu, et kui sa siin saad viigi mingi 15-20 oot, siis sellistes fightides ei taha nüüd mingit konspirassi maailmasse minna, aga tihtipeale boksimises on ajalooliselt ka ette tulnud, et neid fight'e nagu lähebki viigi peale selle jaoks, et saaks ka väga laheda nagu rematchi 3. siis triloogia nagu kokku, et siin võib-olla kõige kuulsam nendest on Canelo versus Triple G fight, kus siis Triple G väidetav, ekspertide arust päris selgelt võits, aga kuidagi kohtunikud leidsid viigi, mis siis viis nagu veel suuremani rematchini, et boksis selliseid asju on nagu ajalooliselt ette tulnud, et nii suurtes fightides see viik 15, 20, 30 oleks päris hea. Kui need viiki, sa räägid sellest, aga võib-olla see ängel isegi aitab nagu Fury võidule kaasa, et boksile oleks hea, kui Fury nüüd teise võidaks, et siis oleks see kõva haip nii-öelda selle 3. fighti jaoks. Jah, seda küll on. Okei, meil oli siin mingi plaan natukene korvpallist ka rääkida, aga ma vist arvan, et liigume edasi, et me tahame siin jõuda mingite teiste teemade ka ja Oliveril käed sügelad pole ka ammu panused saab teha, et lähme teeme siis Kuulbetis mõned praktilised panused. Praktiline panustamine. Praktilisemalt. Tšau sõbrad, tere. Ma siin lihtsalt niisama omaette vaatasin igasuguseid asju. Kujutad ette, te olete maha magamas tõsist trillerit Chelsea Astana mängus. Mõlemad tiimid on löönud 2 väravat teoorias, aga praktikas küll läheb kõik õiget pidi. Igatahes meie oleme siin, et 5 sotti maha mängida tavaliselt. Või vahepeal on olukordi, kui näite, kuidas me eelmine kord. Ma ise mõtlen, et paneks kiirelt laivis Astana võidule 130 oot. Ma vist pole nii kõrget ootsi ma näinud. Okei, kui me nagu eelmist korda vaatame, siis põhimõtteliselt võiks nagu öelda, et peaaegu läks hästi. Muidugi miinuspool oli see, et 150 € läks sinna Kalevile. Nagu ikka, Andre hoiab tagasi neid. Andre hoiab kõike tagasi nagu ikka siin elus, aga uus nädal, uus jõud ja kõike muud, uus kood, talv 100 ja talv 150, mitte 150, talv 50, vaadake win.ee kaldkriips pakkumised üle, see pikk jutt, aga teie võite rääkida mulle, kuidas kulutada see nädal 500 € ja vahelduseks näeme me siis juba, mis me näeme, nädala aja jooksul näeme põhimõtteliselt ära, mis nendega juhtub kindla peale ja saame tulla tagasi analüüsima. Aga ma võib-olla alustan ise äkki seekord, et teeme need kaotused ette ära. Eesti jalka on nagu selles mõttes õnneks läbi, aga liigume MMA peale ja praegu Ragnar, me ei tohi selliseid panuseid teha nii pikaajaliselt, siin on reeglid ette pandud, aga lähme MMA juurde siiski. Rääkisid ära, millist soovi? Järgnevas UFC evendis siis kui nüüd Oliver selle kunagi meil ette leiaks, siis selline mees nagu Adrian Janes, kohe kõige ülemine mees, fightib siis Daniel Marcose vastu. Adrian Janes, mõlemad on siis stand-up fighterid, Janes pigem boksja ja Marcos pigem kikkija. Mõlema mehe suurim võit karjääris tuli sama inimese vastu, kuigi Marcosel siis päris kaheldaval moel, et seal oli küllaltki controversial see otsus, millega ta võitis ja siin fightis ma arvan, et Janes on veits nagu alahinnatud ja see hind ka siin Kuulbetis 285 on üks, peaks olema turu nagu selgelt üle keskmise või üks isegi kõige kõrgemaid hindu
et paneks siia 150 ära ja siit on hea edasi liikuda kohe. Nagu eelmine kord hakkame siis pihta panema Andrele 150 auku kuhugi. Ei saa isegi 3 koeffi kätte on ju, jälle probleem. Aga no okei, 427 eurot ja 50 senti on ka raha tegelikult, see on peaaegu pluss. Natuke teeb närviliseks, Kristjan, et arvestades, kuidas need MMA underdogid siin viimasel ajal läinud on. Aga no nüüd ongi, tuleb tagasi. Loodame, et õnn pöördub. See oli kõik lihtsalt variatsioon, nagu öeldakse. Kristjan, Oskar, mis te oskate head rääkida mulle? Ma lähen siis laskesuusatamisse, palun. Ma olen ikkagi talve teemas. Ja ma teeks 2 panust äkki. Ma võtaksin, kui sa lähed sinna head to head'i ja naised kindlalt. Ja Teil on siin suured head to head ja Jean Monod versus Simone, et ma eelmises rubriigis veits rääkisin, et Jean Monod nagu meeldib, et ma tegelikult arvan, et Simone on ülehinnatud ja Jean Monod on alahinnatud. Ehk siis see head to head, mis siin pakuti, oli nagu minu jaoks ideaalne, et ma paneks 125 siia. 125 eurtsikut sellele, et Jean Monod jätkab vanurite at this point hävitamist siis. Ja midagi veel, ma saan aru. Palju Andre ma panen Jean Monod 25 tema võidule ka siis juba, et kui me juba siin oleme. Kui me siin juba oleme, siis paneme 25 ka Jean Monod võidule. No see koef on 8, see on juba nagu asi, mille pärast tasub hakata vaatama seda asja kas või. Kuigi see on kell 12.30 hommikul, nii et sellega läks minu puhul. Aga no teeme ära, vaatame. Ja Oskar, see jätab sinu 150 eurot ja see jätab mõtted kombost veel ellu. No ma prooviks ikka sinna korvpalli, aga vaatame korraks Eesti-Läti korvpalliiga, kas siin on... Et siin on tekkinud Viimsi ja Keila korvpallikooli liinid, aga need on liikunud -4 poole peale. Et mul on ka siin nagu 2 mõtet, et üks on Euroliigast ja üks on siis kodusest liigast, et Keilal on küll ilusti nagu jalad alla saanud, et selles mõttes, et on nagu... Just eelmine saates rääkisime ka, et kaua sa seda Keilat feidid? Kaua ma seda Keilat feidin, jah, et et nad on nagu tegelikult on nagu tublisi tulemusi teinud, aga nüüd siin viimane mäng... Said ainult 50. Aga nüüd viimane mäng kaotasid sellile suurelt, et seal on selline olukord, et Hegert Haller, kes neid on siis kõvasti tassinud, jättis eelmise mängu haiguse tõttu vahele. Eeldus on, et ta siiski Viimsi vastu mängib, aga Šimanski, kes on siis nagu teine liider sul võistkond, et temal on nagu näpuvigastus, et tema justkui võiks olla väljas. Ma nagu ise mõtlen, et kui kõik mängijad nagu Keilal on rivis, siis nagu, see on muidugi liikunud natukene, et see oli -3,5 ennem, et nüüd see on nagu -4,5, et kui kõik mängijad oleksid Keilal rivis, et siis justkui see 3,5-4,5 oleks nagu enam-vähem aus liin. Aga nüüd me eeldame, et siin on nagu upside, et ikkagi keegi nendest Halleritest, Peemotitest või Šimanskitest jätab selle nagu mängu vahele, siis mind justkui kutsub ikkagi, või sellisel, kui ma teaks for fact, et keegi neist nagu ei mängi, siis ma kindlasti panustaksin seda Viimsi spreedi ja -4,5, aga mis sa tahtsid lisada? Ei, ma lihtsalt ütlesin, et siin on võib-olla siuke hea võrdlus ka, et mõlemad just mängisid Läti ülikooliga ja Keila sai seal 10 punktiga vist kaotas ja Viimsi 10 punktiga võitis ja seal olid siis mõlemas mängus suht sarnased koosseisud või Keilal võib seega olla halvem seis, et Läti ülikooli vastu olid kõik kohal neil, et jah, selle pealt juba nagu ma ütleks, et Viimsi on natuke parem. Viimsi muidugi võitis kodus ja Keila kaotas nagu võõrsil, et... Eks siin tuleb nagu see ka, et Keila korvpallikooli, see on nüüd see mäng, on ju. See on nüüd see mäng, kus nagu seda kodus Viimsi vastu, kus seda nagu võitu noppida, aga ma siis otsustasin ära, et ma teen nagu ikkagi 2 panust, ma splitin ära nii-öelda oma see 150 eurot, ma panen Viimsi peale 75 ja ma teen ikkagi 1 Euroliiga panuse ka, sest mulle 1 Euroliiga panus väga meeldib ja see tuleb Alba mängust. Ja kuidagi oleme siin tähele pannud, et mängijate propside panustamisel ja eriti punktide panustamisel on kombeks nagu turul natukene üle reageerida nagu viimastele mängudele, et mulle endale väga meeldib Hermansoni, see on natukene nüüd juice'i saanud, et üle 9,5 punkti on 1,8 ootus,
aga see 9,5 arvestades, et ta, kui ma ei eksi, siis keskmine on 13, ma saan selle kohe järgi vaadata, ta keskmine Euroliigas on sel hooajal 13,4 punkti, et siin nagu selge ebakõla selle liiniga, et ma saan aru, kus see tuleb, et ta oli siin korraks vahepeal vigastatud ja nüüd viimased 2 mängu on vastavalt 7 ja 4 punkti visanud, aga pikas jooksus ma nagu ei näe, et ma näen, et see 9,5 1,8 otsiga on ikkagi positiivne väärtus, et ma teeksin need mõlemad panused ja jätaksin siis sõprade otsustada, et kas me paneme need mõlemad kombosse või mõlemad, ma arvan. Ma tean, et teil on ju üks Premier League purakas ka siia kombosse lisada. No meil on lokk, nagu Ameerikas öeldakse, see on lokk. See on kindel lokk, jah. Okei, kurat, see on praegu hea, aga see on safe bet. Kui keegi tahab nagu kindlat winnerit. Et see on bänker, sa tead, et... Sinna peale saab kombot täita. Kui Oskar põhimõtteliselt lubas meile esimesed 2 lokki ära, siis nagu ma aru saan, tuleb neid lokke kohe terve hunnik seekord. Nii et räägime siis kombost, mis me sinna paneme, mis me sealt eemale jätame. Oliver, pane sinna kõik, mida sa kuulnud oled, võid koos oma kommentaarideks panna ja siis me jätame sinna lõppu ühe maasika. Ühe puraka, jah. No, mis me siin ikka raudselt paneme sinna ka kõik laskesuusapanused, mis vähegi võimalik on. Seal peab muidugi valiku tegema, et ma eeldan, et praegu nii suurt purakad me ka ei lähe, et me nüüd võtame ikkagi selle head to head'i. Ma ka kardan, et see läheb pigem muidu siin võib-olla vaatajatele ka, et selle Jaanesega, et kui seal saab selle decisioni ka ja hinnaga, siis see on nagu ka okei. Et seal kerged mehed. Meil on olemas need nii-öelda tipitud väikesed osakesed ja nüüd siis maasikas tordile, nagu te rääkisite siin. No kes tahab selle au endale võtta, et meil on siin väga hea maasikas. Kes tahab sellest rääkida? Vaikus. Keegi taha enda peale võtta? Ei, ma võin selles mõttes, et meil on Kristjaniga siin juba selline grupp ka nagu, et F Manchester United ja Manchesteri derbis meie loodame väga kiilakale Pep Guardiola tagasitulekule ja me paneme siin City guaranteed winner'i juurde. Kas me paneme nüüd küsimus on ainult, kas me paneme mängu winneri või handika, et tuleb kohe nagu peksavad ära? Ma tahan vaadata, mis see koefitsient hetkel on. Kui sa paneksid 249. Match winneri, mis meil kokku tuleks? Match winneriga tuleks ainult 26,91. No võtame 26, ärme hulluks minene. Lähme nüüd lolliks ka lähed, võtame 1345 eurot ja sellest täitsa ühe korra jaoks piisab. Oliver, sa nagu selgitust ei taha, et sa lihtsalt oled harjunud sellega, et iga kord Kristjan... Ma olen tegelikult analüüsiga natuke teinud ja ma lugesin sellist asja, et Manchester United nüüd kõikidele oma töötajatele, kes neil seal organisatsioonis on, iga-aastaselt maksti 100 eurot jõulu või 100 naela siis jõulupreemiatega, nüüd anti hoopis see aasta 40-eurone kinkekaart ja ma arvan, et see tõmbab seda moraali nagu selgelt alla ja Manchesteri derbis nüüd Pep Armeega selles mõttes, et kaotuse saavad välja elada. Et nüüd tuleb suur kaotus ja seal ei ole midagi teha. Kristjan, sul on ka mõni ängel? Täiesti nõus. Ängel. No midagi veel lisada. Ma arvan, siin on nii palju ängleid, millest nagu kõik viitab selle. United on väga halb jalgpallist. Ma saan aru, et need ängrid on kõik nagu ühte auku suhteliselt, et ei jälgi üldse seda, et mees on võitnud ühe mängu 10-st, ei jälgi üldse seda, et... Pep Guardiola on 6 meistritiitlit mees. Seda küll. Ole rahulik. Ja nagu, et United on uue treeneri boostiga siin ikkagi kohal. Mis see uue treeneri boost, mis see Nottingham Foresti vastu oli? Ei, aga Nottingham on Nottingham selles mõttes, et Oliver tundub, et on ikkagi Kapi Unitedi fänn, et siin suur kaitsja. Oleme küll Oliveriga 1,5 aastat siin saadet teinud, aga need änglid ei ole vähe teravamaks läinud. Work in progress. Igatahes 1300 eurot on safe in the bank. Läks läbi. Aga see oligi nagu tegelikult see kõige ängli mängel, et me lisame sinna ühe Premier League'i match mis tõesti läheb kohe läbi ka ilma ühegi probleemita ja no nii läheb. Igatahes kuulge järgmiseks korraks... Oliver, sulle pandi chatis ära ka. Järgmiseks korraks rikkam. Ja no rääkige Paavost ja rääkige igasugudest muudest asjadest, mis seal Paavo asjas veel võivad pähe tulla. Vaiks, tšau, näeme. Panustaja Paavo. Nii, Oliveril siin konspektid jälle. Et Paavo jutud on siis sellised, et ma ei mäleta, kas see oli juba eelmise saate seisuga või mitte, et Paavo all-time nii-öelda, mitte nii-öelda, vaid siis jah, Paavo all-time kasum ületas 100 ühiku piiri, kuigi meil siin mingid väiksed ebakõlad on, millest me oleme siin rääkinud,
et natuke alla 10 000 on see siis kasum, et sellel tuleb seda raamatupidajat süüdistama, ei suuda neid numbreid kuidagi klappima panna. aga ilusad numbrid sellegipoolest, aga võib-olla meie vaatajad on märganud, et Paavo on kas siis näinud talveunne või natukene nagu kadunud, et nii on, et Paavo on otsustanud võtta ka jõulurahu, Eesti kihlveokontoreid jõulude ajal mitte nii-öelda tühjendada. Terroriseerida. Neil on vaja ka kingitusi osta ja... Just, et Paavo võtab detsembris puhkuse ja Paavolt detsembris panused ei tule. Ja nüüd kindlasti paljud küsivad, et kas Paavo siis nüüd naaseb uue aastaga, et vastus on, et ei tea. Et Paavol on ka väsimus, et Paavo on siin pikalt teinud, et laias laastus Paavo ju seda, mida ta on soovinud näidata, et on ju kasumlik panustamine on täiesti võimalik. On ta pikalt teinud ja nii-öelda kommuuni heaks pikalt töötanud, aga kahjuks on ka nii-öelda kommuun hakanud oma elu elama ehk kolinud ka siis nii-öelda sellest petimisfäärist välja, mis on iseenesest fine, on ju, et see on nagu tore, aga siis võib-olla on ka Paavol natuke üksik olnud ja on olnud küsimärk, et kas ja kuidas Paavoga edasi, aga selles mõttes ka üleskutse, et kui te inimesed Paavot igatsete või mis iganes, et võite meile kirjutada või anda teada või näiteks miks mitte jõuluajaks meile kirju saata, mida me saaks erisaates ette lugeda, et kuidas ja kas Paavo on ka kuidagi aidanud teid spordipanustamise teel. Raha võib ka saata. ja siis ühesõnaga et eks siis jaanuaris kuuleme, vaatame, et kuidas ja kas Paavoga edasi minnakse. Aga ühesõnaga üleskutse, et kas meie saade või siis panustaja Paavo on teid spordipanustamises kuidagi nagu aidanud, siis oleks tore neid lugusid kuulda, et võite meile kirju saata, et äkki siis järgmises saates, jõulu erisaates saame ka mõned toredad jõulukirjad ette lugeda. Nii, nüüd siis vaatajakiri, mille jaoks me siis natukene oleme aega varunud siin, mis võib-olla nii tore ei ole, aga me siin Petimi saates oleme üritanud ka siis nii-öelda olla alati abiks, kui kellelgi on mingisuguseid probleeme panustamisel tekkinud või mõndade sportsbookidega ja meil siis tuli üks kiri meie vaatajalt, kes siis tegutseb ka nii-öelda kasumliku spordipanustamisega ja tema jõudis sellise mure otsa, et meil muidugi absoluutselt kõik detailid ei ole nagu teada, et see on päris kompleksne lugu, aga me üritame siis nagu vähemalt siin kuidagi vestluse käigus arutada neid teemasid, võib-olla see võib rulluda mitmeks erinevaks teemaks, aga laias laastus oli siis nii, et üks meie vaataja panustas sellisel lehel nagu Winnersi sportsbookis ja lugu oli siis selline, et ta panustas live korvpalli, kui ma ei eksi, ja tegi nii-öelda, ühesõnaga panustas panuseid ja siis võitis teatud summa raha ja hiljem siis nii-öelda need panused olid voiditud või tühistatud kihlveokontori poolt. Vihjates siis sellele, et see panustaja oli justkui rikkunud reegleid selles osas, et oli nii-öelda limiite abuse itud, ehk siis kihlveokontor viitas sellele, et panustaja oli nagu me kõik teame, et kihlveokontoritel on nagu limiidid, et kui sa limiidi täis hitid, siis sa rohkem nii-öelda panustada ei saa, aga antud juhul siis kas oli mingisugune bug või error või täpselt ei oska nagu öelda, mis seal nagu oli, aga et kui sa tegid ühe maksimaalse panuse ära, siis said selle kohe uuesti teha, et see oli ilmselt selle live-mängu eripära. Ühesõnaga, võtsin ka ühendust siis nii-öelda Winnersi poolt ja nii palju, loomulikult kõiki detaile ei saa nagu avaldada, aga nii palju ma sain nagu teada, et see oli nagu nende provideri poolne nii-öelda otsus, et võeti see otsus vastu, et need panused kuna nii-öelda ei olnud mõeldud üle limiitide saama, on nagu tühistatud. Et see on niisugune suhteliselt, ma ei tea, kui hästi ma selle nagu olukorra lahti seletasin, aga see on niisugune suhteliselt veider olukord selles mõttes, et nagu panustaja poolt ilmselgelt on see nagu väga häiriv, kui sa oled oma panused võitnud ja siis need nagu hiljem tühistatakse, olgu siis täpsustuseks öeldud ka, et need olid nii-öelda turuhinnal, et 365 teised turud olid ka ju samade nagu hindadega. Samas kihlveokontori poolt vaadates on ju, et on ka nagu ebameeldiv, on ju, et kui sul on nii-öelda limiidid ette pandud ja siis sul on seal mingisugune süsteemi error, et siis
see ei ole päris see action, mida sa tahad. Minu arvamus on see, et sellises olukorras oleks kõige lihtsam see, et sa ikkagi maksad nii-öelda panustajale välja, sa tuvastad selle kihlvekantorina ja lihtsalt limiteerid nagu selle inimese ära, kes neid nii-öelda erroreid sul on süsteemis nagu leidnud, et ma ei tea, Kristjan, Andre, et kuidas te nagu seda olukorda hindaksite, et kas see on nagu siis nii-öelda õiglane. Ma arvan, et nagu õiglane ei ole ta kuidagi, aga nüüd kas siin on nagu mingisugust alust öelda ka, et on nagu ikkagi nagu üle piiri see käitumine, et need panused on nagu tühistatud tagantjärgi. Andre võib alustada. No siin on muidugi jah, et neid detaile on nagu suht vähe teada, aga laias laastus minu praegu peas nagu taandub see asi selleni välja, kas see on asi, mis nagu juhtus tehnilisel põhjusel, et tegelikult seda ei oleks pidanud ja tegelikult seda varasemalt ei saanud teha või on nii-öelda kas see on one-off või see? Või toode on ise ehitatud sellisel moel juba valesti, et tegelikult seda saab igal pool nagu teha. Et iga uus kasutaja saaks teha uuesti seda näiteks nüüd. Et nüüd on limiteeritud selle kasuta ära, aga tegelikult see limiitide nii-öelda probleem on endiselt õhus. Et minu jaoks see voidimine tundub nagu pigem harsh, et laias laastus sellist pettide voidimist ma nii-öelda reguleeritud alas, me räägime praegu Eestist, on ju. Voidimine siis tähendab tühistamist. Nagu... Saad oma panustatud raha tagasi, aga võitudest et ilma. Ja, et siin reguleeritud nagu alades seda juhtub põhimõtteliselt ainult siis, kui on tegemist kokkuleppemängudega, sul on mingi päris tugev alus nagu arvata seda, või siis kui on mingi väga ilmselge viga, kas siis nagu tehniline või siis jah, ootside mõttes, et näiteks see võib ka olla, et siin mina kogemata panin mingi ootsi 1.8 asemel 18 ja tegin mingi typo, et see on nagu väga ilmselge viga, mida siis nii-öelda ükski teine kontor nagu samal ajal ei pakkunud üldse isegi lähedale sellist ootsi. Sellisel juhul ma nagu saan aru, et see limiitide, siin oleks huvitav teada, et kuidas see nagu süsteem on, et kui oli tõesti selline asi one-off on ja tegelikult ei saa mitte kunagi, ei olekski pidanud saama, okei, fine on ja siis ma saan aru, samas kui on lihtsalt toote nagu mingisugune nii-öelda deficiency või nii-öelda, et toode pole piisavalt hea, siis see tegelikult on ikkagi sinu süü ja siis minu arust nagu see voidimine on nagu natuke range. No okei, üks küsimus on juba see, et kus see nagu piir läheb, et ta pettis liiga palju nagu. Et see, et näiteks inimene saab teha max beti, mis on ette nähtud bookmakeris, ja sa petid uuesti, on ülitavaline asi. See on ülitavaline asi, et sul on nagu üks max bet, aga tegelikult see limiit on nagu evendi jaoks nagu suurem, eks ole, et see on just ühe panuse limiit. Tegelikult see ülitavaline asi nagu. Et kasutaja, kes on nagu teinud seda, ta ei pruugi tegelikult teada, et nagu mina üldse ei ootakski näiteks, et mul oleks nagu null kahtlust, et see on mingi error või mingi asi. Ma lihtsalt panustan max bet nii kaua, kui nad lubavad. Need limiidid on ju valmis pandud, eks ole, nii-öelda selle provideri poolt, eks ole. Et kus see nagu piir läheb, et 1 bet, 2 max beti, 3 max beti, 4 bet, ma ei tea, palju ta neid tegi, vahet ei ole, eks ole. Et kus see nagu piir läheb, et kui ta oleks teinud 2 korda võitnud, eks ütleme, summad olid seal 7-8 tuhat eurot äkki. Ma mõtlesin, ma ei avalikusta neid summasid, aga laias laastus. No selles mõttes ma ei tea, ma arvan, et see annab kontekst juurde, et millest me siin räägime, kas me räägime... Me ei räägi hiigel suurtest summadest. No ülisuurtest summadest ei räägi, aga samas ei räägi ka nagu mingist taskurahast, eks ole. No booki jaoks, jah. No see mõttes jah, et me räägime nagu inimese jaoks arvestatav summast, aga booki jaoks, enamus bookide jaoks ikkagi väiksest. No see pigem siis nii-öelda ka nagu siis jällegi taandub sinna, et miks sa nagu ei maksa välja, kui sul nagu see ei ole nagu mingisugune selline summa, mis su mõjutaks su tegelikult nagu su businessit, nagu tegelikult see ei mõjuta ühtegi nagu businessit. Kui sa oled bookmaker ja see summa, mis ma ütlesin, nagu on sulle mingi suur nagu hoop, siis nagu sa ilmselt ei peakski sellel alal tegutsema, eks ole. Et selles mõttes suht veider käitumine ja siis ma natukene võib-olla off-topicuna tooksin välja esile, et siukseid case ilmselt Eestis ei ole esimene ega viimane case, et ma ei ole näinud, et meedia neid nagu väga kajastaks, et ma olen kindel, et inimesed on meediasse kirjutanud sellest, aga ma ei tea, kas sealt meediast pole siis huvi neid kajastada või ei ole kompetentsi, et aru saada täpselt, mis on juhtunud. Ma arvan, et see ongi nagu põhiline. No ja see on nagu kahetsusväärne, et Eestis muidugi see ajakirjandusmaastik on nii kitsas, et sul ei saa,
sul ei saa olla seal kuskil kuradi õhtulees mingit inimest, kes teab, mis asi on spordi panustamine. Ma isegi korras seega vale. Ja ma just ütlen, et see on nagu selle kliendi poolt üks asi, mida ta teha saab, nagu kui bookmakerid nii-öelda lähevad üle kätte, et see nii-öelda negatiivne pool on siis see nii-öelda meediakajastus ja maine kahju, eks ole. Aga kui ükski suurem ettevõte ei ole valmis seda avaldama, siis see nagu annab bookmakerite veel rohkem jõudu nagu nii-öelda teha, mis nad ise tahavad. Aga ma ise mõtlen isegi, et võib-olla nagu see on juba võib-olla mingi järgmine või ma saan aru selles mõttes, et see on võib-olla Kihlveo kontori, et kui sa mõtledki, mis on Kihlveo kontori poolt, on ju ainuke asi, mida nad siis nagu laias laastus kardaks on see nagu mainekahju, et ikkagi juriidiliselt on ju, kui on nagu ikkagi sul need house rules'idest tänapäeval enamus Kihlveo kontoritel on nagu nii-öelda suhteliselt lollikindlalt ikkagi pandud reeglitesse mingisugused punktid on ju, et igasugused, seal on nagu me teame, et seal on pandud, et see on nagu juriidiliselt õigust on nagu suhteliselt raske leida. Ma selles mõttes tahtsin küsida, et kui sa räägid sellest kompetentsist, see ongi, et me oleme nagu ise, vähemalt mina olen, mingites case'ides nii-öelda ka tarbijakaitse poole nagu pöördunud, on ju. Ja sealt ei tule nagu, sealt ei tule vastus, sa näedki, et seal ei ole nagu seda kompetentsi, seda hinnata, et see Kihlveo kontoritel natukene nagu ongi nagu selline olukord, kus nad saavad selle house rules'idesse selle ühe ulbalisest ära panna, et meil jäävad igast õigused asju tühistada. Ja nagu nii ongi, et seda nagu muutust on nagu üsna raske nagu näha. Me ei ole sellel teemal nii palju isegi nagu tegelikult varasemalt saates väga palju rääkinud siukestest case'idest, aga ma mõtlen jah, et see on nagu nii jabur minu jaoks vaidimine, et kus need nagu piirid lähevad ja sa ütled, limiidid olid nagu kõrged, aga kui sul on näiteks mingil bookmakeril, sa võidad NBA-ga 10 tonni, ta ütleb, aga tegelikult meil pidi limiit 1000 olema, et see oli provider error. Nad võivad vaidida, sa ütled, et kuna nii-öelda Austraalias on kirjas, et mis iganes mingi viga on, siis et nad võivad sest need limiite pole kellelegi ette antud ju. Nagu, et okei, see makspanus isegi see ei tähenda nagu. No ei, see on mõttes nagu nii palju on, et kui sa teed selle makspanuse, sa paned 500 eurot on ja sul tuleb ette, et maksimaalne panus on 200 on ju, siis siin on justkui teavitatud, mis on maksimaalne panus. Et kui sa nagu seda, see ongi siuke ringi ratast on ju, et kummalt poolt, kumma nurga alt sa nagu vaatad on ju, et kui sa nagu paned selle, sul on nagu justkui see makspett nagu ette tuldi, sa oled selle makspeti teinud, siis sa ju tegelikult oled teadlik, mis see makspett on ja siis on nagu paned uuesti. Et see on, ta ongi selline, suurem probleem nagu ongi see, et me räägime nagu üleüldiselt, et Kihlveo kontorit on nagu, ongi see on juba nagu minu meelest nagu seaduste küsimus, et nagu seaduste muutmise küsimus. Et Kihlveo kontoritel laias laastus praegu ongi nii ja see on ka tegelikult ka limiteerimisega. Laias laastus on nagu sarnane asi, et see ju tegelikult justkui nagu kind of seadused ütlevad ka, et on ju, et ei tohi diskrimineerida nii-öelda panustajaid on ju. Aga lõpuks on see, et house rules'id ütlevad, et me võime nagu teha nagu, mis me tahame põhimõtteliselt on ju. Et mina pigem arvan, et see küsimus ongi nagu, siis ongi nagu nii-öelda kuidas, mis need seadused on ja meil siin Eestis on nagu ei ole selles ei olegi nagu, sellise case, ei olegi kompetentsi, kompetentsed inimesed, kes siuksed case nagu uuriks. Mis teeb selle case'i halvemaks on muidugi lihtsalt see fakt, et petid võiditi peale seda, kui see nii-öelda tulemus oli selgunud ja olid nagu nii-öelda võidud. Oleks need panused kaotanud, ehk siis teolt see panustaja võttis ju riski. Kuna need koefitsiendid olid õigelt, me ei tea, mis see päris nii-öelda probability oli nendel võidu tõenäosus, eks ole, aga kui nad oleks kaotanud, ma olen täiesti kindel, et need panused ei oleks tühistatud. Ilmselt see on nagu loogiline, aga see on jällegi spekuleerimine, me ei saa nagu no ma ei saa seda öelda. Me ei saa seda kuidagi ma lihtsalt ütlen, et ma ise enda nii-öelda aga siin ongi nagu küsimus, pigem nagu küsimus see, et okei, et me antud juhul teame, et seal on väga palju võimuses sellel provideril, kes tegelikult ei ole. Kihlveo kontor, ei ma räägin nagu kogu selles bet monitoringus on ju, et kuidas nagu, et see on siuke asi, mida tegelikult sa eeldad on ju, et siis kes iganes see provider on ju, ta nagu peaks nagu laivis nagu nägema ka siis on ju. Et see on nagu see asi, mida sa nagu eeldad, et nagu juhtuks on ju, et kui siuke action nagu laivis toimub, et siis sa nagu pikid selle nagu appi, et laias laastus see tegelikult ei peaks olema keeruline, et sa lihtsalt limiteerid selle mängi ära, kui sa nagu näed ja lähed eluga edasi. Aga jah. No võib-olla ma omalt poolt, et kuna ma olen ka nüüd oma uues ametis natukene rohkem kui tavaliselt nende MTA tegelastega nagu kokku puutunud, siis ma kindlasti nagu soovitaks vähemalt sinna kirjutada, et olen ka ise mingid kaebusi nagu, mis MTA nagu meile esitanud on ja oleme pidanud põhjendama ja teavitama ja mis iganes nagu, et selgitusi nagu andma, et ma arvan, et see on kindlasti okei asi, mida teha, et kui sa tunned, et sul on nagu nii-öelda ebaõiglaselt liiga tehtud, et ma arvan, et jah, ma pigem nõustun ka, et seal nagu liiga nagu võib-olla mingid spetsialiste nagu pole puldis, aga
vähemalt minu nii-öelda mätta otsast mulle tundub, et vähemalt nad nagu nii-öelda uurivad nagu edasi, mis seal toimub, et see päris nagu kuskile lihtsalt nagu sahtlisse ei lähe, kui sa isegi peaksid neile kirjutama. Ja ei kindlasti, me ka selle lugejaga olime vestluse ja või tean, et ta on ka kõik nii-öelda erinevaid õlekõrsi proovimas, aga jah, omast kogemust ma lihtsalt võin öelda, et ma lõpuks ei saanudki nagu mingit vastust, et helistasin, kirjutasin ja kuhugi ei jõudnud, nagu selles mõttes oli nagu sihuke mingites situatsioonides ongi sihuke tunne, et nagu, et see on nagu kuidagi peaksid nagu... No mina ei tea üldse, kuidas nagu tegelikult need asjad täpselt toimuvad, et need house rules'id on ju selles mõttes, need ei ole enda poolt üle kontrollitud. On küll. Selles mõttes, et EMTA peab kinnitama need. Siis, kui sa oled reguleeritud alas, siis see nii-öelda EMTA, kes meil on see reguleerija, nagu kontrollib, kinnitab need omalt poolt. No okei, no siis on lihtsalt see Eesti... No ma olen maailmas igasugused reegleid näinud, nagu need reeglid, mis on need nagu nii vabad käed on antud nagu nendele kilfiokontoritele, et... Ja seda ma tahan öelda, et see on probleem. Pealt näha, mul on siuke tunne, et nad võivad sinna kirjutada mida iganes. Nagu, sest Ja see ongi probleem, mida ma üritasingi selgitada, et probleem on nagu see, et ongi kilfiokontoritele liiga vabad käed antud nende reeglitega, et selle case, kus ma ise ka olin, et seal lõpuks oligi nii, et nad viitasid erinevatele punktidele, mida ma justkui rikkunud olen, sa lükkad selle punkti ümber ja siis lõpuks on neil see viimane punkt, et põhimõtteliselt see punkt on 5.7.8, me võime teha, mis me ise tahame. Ja siis EMTA on kinnitanud need reeglid. Jah, laias laastus jah, et seal on põhimõtteliselt igal bookmakeril, kui te viitsite neid sirvida, on kuskil mingi punkt kirjas, et nad võivad lihtsalt nagu voidida ja nagu mitte su nii-öelda actionit aksepteerida, et see on see nii-öelda safety net kõikidele sellele ülejäänud mingi 100 lehele. Aga ma mõtlesingi, et selle vastu nagu põhimõtteliselt, ütleme suuremates meedias USAs, sul ongi see nii-öelda maine, et see läheb suurde meediasse, inimesed kõik kuulevad ja sa ei taha seda. Aga Eestis nagu ma ei ole mitte praktiliselt kunagi kuulnud nagu mingist case'ist. Me siin vanasti leidsime mingi Aivar Kuusmaa case'i, et tal ei makstud mingit palkust välja. Oli. See oli mingi aastast 2002 või midagi sürkest. No see aeg-ajalt tulevad mingisugused üldised artiklid, kus on nagu mainitud neid asju. Aga suuremalt ei ole seda nagu kunagi keegi ette võtnud, et selles mõttes nagu, ma ei tea, kahjuna, siuke tunne, et keegi ei kontrolligi tegelikult nagu lõpuks. No seda minu arust näitab juba see, et siin üks teatud kilfiokontor, keda me oleme siin sarjanud palju ja vahepeal nagu tekib mingi kahtlasi veel, et vahepeal nagu tekib küsimus ka, et ongi, et Eesti turule saavad nagu litsentsi ka mingisugused kahtlased nagu kilfiokontorid, et kogu see süsteem. Kunagi oleme uurinud, et oleks tegelikult väga huvitav saatesse ka keegi vastutavast osakonnast EMTA-st nagu saada, et lubada ei saa, ilmselt see kutse tõenäoliselt lükatakse tagasi, aga täiesti võib-olla huvitav asi, mida võiksime selle saate raames nagu proovida, et me kutsumegi EMTA-st kellegi kohale, kes on nagu selle osakonna, sest EMTA-l on ju vastav osakond nagu tegelikult ju teoreetiliselt nagu olemas. Et sellelt inimesed nagu küsida, et nagu ma räägin, et ma kunagi ma sirvisin nagu seadusi ka, et seadused justkui nagu viitavad ka sellele, et ei tohi diskrimineerida, ei tohi limiteerida, aga... Tõlgendamine, ma mäletan, me oleme neid punkte uurinud, et see on nagu huvitav, kuna Eestis on päris soodsad tingimused nagu bookmakeritele või spordiennustuse ja kasiino korraldamisse, siis Eestis on registreeritud nagu väga palju ettevõtteid lõpuks, et head nii-öelda maksureeglid, et sellepärast on ka nagu massi pealt tulebki nagu mingid kahtlasemaid kohti juba, et selle pealt nagu peab olema, sellepärast, et nagu need case'id, mida ma siin on ka teised inimesed meile kirjutanud, on mul isiklikult kirjutanud, et mingid case'id, et nagu mõned aastad tagasi ma arvasin, et Eestis kõik on ülisafe ja ma nagu kunagi ei mõtle 2 korda, et tekib mingi probleem, aga nüüd, kus siin on mingid vivad petid, vabandust, on nii-öelda turule sekkunud, et siis mul on nagu see tekitab ka umbusaldust kõikide teiste uute kohtade suhtes, et me siin üks päev ka vaatasime sealt nii-öelda EMTA leelt neid... Ma mõtlengi, et äkki võtad ette, me saame nagu näidata, et siuke leht on täiesti olemas, nagu kirjuta EMTA hasartmängu korraldajad ja sealt saab seal vist EMTA lehel on, see juba näitab, et ma ei tea, võib-olla see on minu ignorantsus, aga Toto korraldajad tundub nagu suhteliselt veider asi, kuidas spordipanustamist nagu nimetada, aga Toto korraldajate all on siis nii-öelda see list erinevaid sportsbooke, kui sa seal nagu scrollid, et siin meil on paljud tuntud on ju buffid asjad, aga on ka siukseid... See on osavusmäng. Ei, Toto korraldajad on.
seal on kasiinodega koos. Jah, Toto korraldajad. Et siin on, me näeme ka igasuguseid nagu Posido, kuhu on isegi kasutajateine, mis oli väga kahtlane leht ja mis on ka mingi selle Küprose litsentsi või ma ei tea, mis litsentsiga. Et siuksed, kes ei ole isegi Eesti turul nagu üritanudki mingit turundust teha, on ju. Et igasuguseid kahtlasi lehti on nagu sinna ilmunud. Et ja ma segasin, vabandust, Kristjan Vaher, et ükskord, et me vaatasime ise, mis sa tahtsid öelda. Ei midagi, et need päritolud nendel osadel firmadel on nagu väga ähmased, et kuskil Maltal registreeritud ja... Vaata seda Posido varianti näiteks, et siin on mingi väga palju erinevaid. Samba.ee on kindlalt, see peab olema hea. Ei, ma lihtsalt ühesõnaga hea, et lõppkokkuvõttes ikkagi enne kui kuskil mingi konto teha, siis ikkagi nagu mingit nii-öelda researchi või midagi kuskilt välja tulla, et tänapäeval meedias käivad kuskil Redditist, kuskilt sotsiaalmeediast ikka mingid kaebused läbi ja võib-olla siis nagu süveneda ka nendesse kaebustesse, et nagu ma siin varem olen maininud, ma ise sattusin ka ühte välismaa firma orki, et ma ei teinud mingit researchi, ma lihtsalt nagu sinisilmselt läksin peale ja... Kas teil oli krüpto? Ma tegin, see ei olnud otseselt ainult krüpto, ma tegin ühe sissemakse otse enda pangast ka. Ma arvan, sa võid isegi kõvale äkki välja selle öelda, et... Ma rääkisime sellest BetPlayst enne, et... Me vist ei ole seda Booki nime otseselt öelnud. Ma olen seda korduvalt öelnud, Discordis vähemalt ja chatides, et nemad ka mult lihtsalt võtsid, nad võtsid mul ka sissemakse ära, mitte nad ainult tühistanud mu pette, nad panid mu konto lihtsalt lukku koos rahaga. Et ja noh, viidates siis jälle mingitele punktidele, mida ma väidetavalt olin rikkunud, aga tegelikult need ei vastanud tõele ja ma kirjutasin ka kõik võimalikesse kohtadesse ja lõpuks ei tegelenud mu nii-öelda selle case'iga mitte keegi. Ühesõnaga kokkuvõttes võib öelda ilmselt, et jah, niisuguste välismaa saitidel ilmselgelt tuleb nagu väga ettevaatlik olla. Eestis pigem ka, ütleme, kui sa teed niisugust recreational panustamist, siis tõenäoliselt midagi juhtub on ikkagi väga madal, aga kui sa oledki niisugune näiteks standardsed võitvad panustamisstrateegiad, arbitraaž, mis iganes, et ma ütlen, et kõik need vanad olijad, suured tegijad, kõik on nagu väga safe, ma üldiselt seal nagu probleeme ei näe, aga just tuleb mingi uus koht või sa pole kuskil reklaami näinud, midagi internetis näed, et et neil on mingi litsents või värgid, et siis nagu olla ettevaatlikum, aga sellised suured brändid ja need, ma arvan, nendega on ikkagi laias laastus safe, kui sa just ise mingit sigadusi ei tee, et selles mõttes jah, et ma nagu üldiselt on pilt okei Eestis nagu, et see nagu toimib, see ei ole nagu nii hull, kui see me korrati nagu värvisime, aga lihtsalt jah, et aja jooksul on nagu siin tekkinud, nagu me näeme siin MTL-lt nagu sadu lehekülgi, et siin mingid täiesti suvaliste lehtede puhul ikkagi nagu mõelda 2 korda enne kui suuremad summad sisse panna. Just, aga selline saade saigi, et ma arvan, siit nagu õhku visata see, et võib-olla proovida mingisugust MTA inimest siia kunagi saatesse võiks olla nagu täitsa huvitav variant, et anname endast parima, lubada ei saa, aga jaa, niimoodi me see saate lõpetame, siis meil tuleb järgmine saade 26. detsember, see tuleb jõulueri, aastalõpueri, proovime siis seal natuke lõbusamalt, jaurama omavahel, meil on klattida eelmise aasta erisaate vanused, saame neid klattida ja siis võib-olla vahepeal nagu arutame ja vaatame, et kuidas ja kas Betime saade edaspidi eksisteerib ja tegutseb ja Paavo ka, aga no vast mingil moel ikka, aga seniks, nagu ma ütlesin, kirjutage meile, et väga tore oleks, kui me saame oma jõulusaates võib-olla mõned toredad vaatajakogemused ette lugeda, et tõesti nagu täitsa päriselt, et kui kellelgi on meie saates kasu olnud või panustaja Paavost kasu olnud, et siis oleks tore, kui mingeid kirju meie teele saadaks, et saame need ette lugeda. Seniks, tahtsite lisada midagi veel? Igatsen Janekit. Jah, Janekile ka nagu ammu kirjutanud, et muidugi me ei ole talle seda mütsi vist ikka toimetanud, et mingid variandid vahepeal olid, aga... Siis ma saan aru, miks ta kirjutanud. See on meiepoolne viga. Ühesõnaga, aitäh teile kõigile ja näeme jälle. Tšau.